kes siis märganud on, siis osa pealkirja on, et korter sai valmis ja nii ta ongi. Korter on valmis, küll mitte lõplikult. Veel on vaja teha paar pisiasja. Kapp on vaja tellida ja siis paigaldada lasta ja siis laud pluss siis riiulid ja asjad kruvida, aga see on pisiasi. Järgnevad osad tulevad siis 3 tükis. Esimene on siis, mida te praegu näete, teine on siis jätk sellele, et osad liiga pikaks ei läheks ja et te jõuaksite jälgida. Ja kolmas ja minu meelest siis kõige huvitavam, mis tuleb, ma arvan, 2 nädala pärast, on see, et kui kaua võttis midagi aega, kui palju kõik maksis eurodeni välja, sest mul on kõik kirjas. Ja mis on edasised plaanid? Aga see vajab natuke seedimist, natukene rohkem keskendumist, kokkulöömist ja seda ei ole mõtet rabistada ja ma arvan, et ka teil ei ole huvitav vaadata, kuidas ma räägin 48 minutit, kuidas ma maksin WC-poti paranduse eest 12 eurot, nagu see ei ole see. Sellega jutt lõpeb ja nautige seda tulemust. Pole kaua näinud. Pole kaua videoid teinud, sellepärast et otsustasime siis, nagu eelmises osas oli näha, võtta maalrid. Praegu näeb korter välja õõvastav. Ma ei tea, kas see on viisakas sõna. Nagu see seis, mis praegu on, mujal on veits hullem. Näeb päris hirmus välja juba praegu, et ma nagu ootan seda tulemust. Sellest hoolimata meil on veel plaanis praegu köök järgmine nädal ära panna. Ainuke probleem on see, et liiste ei ole ja paps ei saa panna neid praegu. Ehk et see on natukene nukker ja ma ei taha kellelegi päris 200 € maksta, et ta mõne liistud ette lükkaks. Seega võib-olla mõtleme ise välja, võib-olla tuleb keegi tegema, aga see on pärastine mure. Kui ma vaatan seda, mis me tegime, siis see on sellega võrreldes päris teistmoodi. Siin on prügikotid akentile tõmmatud ja ilmselt on siin värvitud juba. Laeriba on päris paks praegu, ma ei tea, miks ta nii kõrge on. Aga eks nad ise teavad, kuidas asju teha. Saime köögi lõpuks ostetud, aga see ei läinud ka ilma viperdusteta. Maaritega on selline teema, või Maariga, et algselt pidi reedeks valmis saama ja praegu ütles, et võib-olla peab esmaspäeval musta seina värvima. Järgmise nädal tuleb veel keegi kapimõõtja, et saab sellega tehtud, siis võib-olla saab selle kapi enne jaanipäeva kohale. See ei ole praegu põhifookus, mida saab ka elada, lihtsalt köök on praegu põhiteema peale värvimist. Neljapäeval ma lähen viin talle köögitehnika ja siis on ise ka seal juba ja siis ma saan juba vaikselt mingid nipped-näpped asju teha ja ilmselt peab teisipäeval reitselt koristama. Selline seis. Aga räägiks IKEA seiklusest ka täna, sest sisuliselt läksime sinna, muutsime ühe sahtli suureks sahtliks, rääkisin oma kapi sahtlideest, kõik sobis, värgid-särgid, vaatasin kõik üle. Kui läksin autol rehvi parandama, lähen seda nimekirja ilusti ja siis lambist vaatan, et midagi ei klapi. Miks mul nõudevõsumasin seal on? Ja siis vaatangi, et ongi päriselt nõudevõsumasin mulle juurde pandud, kuigi mu jutu järgi saime aru, et mul võetakse maha see. Mul EMS-i autoga on minu auto remondis. EMS-i autoga IKEA-st öeldi mulle, et all korrusel saad tehtud, mul oli mingi 5 minutit aega ja siis jooksin läbi IKEA sinna alla ja all oli järjekord. Ehk siis ma sain edukalt võtta EMS-i auto, sõita koju tagasi, võtta teise auto ja siis sõita tagasi IKEA-sse. Aga kuna IKEA-s oli mõlemad töötajad, kes täna mind aitasid, olid väga-väga sõbralikud ja väga abivalmid, siis saime asja kiiresti klatitud.
ja siis ma saingi tagastuse nõudepesumasina eest ja siis nii-öelda mõõdistusteenuse eest. Ehk et kogu summa köögi eest tuli vist mingisugune 1300 äkki, aga õhupoest vaatasime ka ära. Tuli ikka 1400, et on veel vaja veidike kulutada, aga järgmisel nädalal lõpuks, kui kõik hästi läheb, saab sisse kolida juba. Ja seda ma südamest loodan. Joppas. Maalimine on valmis. Poole tunni jooksul peaks tulema ka köök. Ostsin täna köögitehnika ka ära. Ja täna siis panen veel liistud ära uksele tagasi. Siis panen ige ja mingeid asju kokku. Lambid paneme tagasi täna ja homme hakatakse juba kööki panema. Aga vaadake seda musta seina nüüd. Kes ei ole veel vaadanud eelmist videot, kus ma näitasin, milline õudus see oli, siis minge vaadake ja praegu vaadake. Okei, paar asja on, mis seinadega mind natuke häirib, aga see ei ole minu maalrisüü, kes tegi väga head tööd. Noh, kui te näete, siis see on normalt kumer, aga üldiselt mitte ühtegi ollust ega midagi ei ole näha. Siin, mäletate, oli selline seen, mitte midagi ei ole, isegi valgusega mitte. Sama teema siin, mitte midagi ei ole näha enam, et siin oleks olnud. Sama teema siin, kes mäletab, oli siin ka näha ühte ollust, seda ei ole ka enam. Vannituba on ka korras. Praegu ma seda näitan, siis ainuke ilus asi ongi see värv siin. Vetsupoti pean ka täna tagasi panema. Kõik muu läheb sujuvalt jäätmejaama peal seda, kui on tulnud köök siia. Maaler siis Rekoratiiv OÜ-st. Noor kutt, Roland, teeb väga head tööd. Algul olin väga skeptiline, nagu ekstreemselt skeptiline, sest et ma arvasin, et ma ei usaldanud väga, aga nagu näha, siis usaldus tasus ära. Mina olen tööga väga rahul, muhe sell. Paar asja, mida oleks võinud isegi võib-olla teha, mida ta isegi ütles, aga kuna meil ei olnud aega ja mina ei näinud väga vajadust ka, kuna ma sain pahtliga korda selle, siis me ei teinud, aga panna siia uued metallnurgad, sest paaris kohas on nurkadest näha, et ei olnud niisugune nagu oleks võinud olla, aga üldiselt müts maha, tegi kiired kvaliteetselt, me vist saime tehtud, või ta sai tehtud selle kõik vist 5 päevaga, või 6-ga. Kukine Joe. Ma ei mäleta sõnu enam. We have girlfriend here and fucked up parkett here. Seda ma ei näidanud teile. Siin on mingi porno. Igastahes. Kabum! Köök. Köögimees käis ka. Homme tuleb panema. Võttis võtmed. Siis mu peldik lasi läbi. Jälle. Seekord. Kui ka spetsialistid, kui te olete mulle ütlema, et siia ei pane seda, mis iganes teip, mis iganes ma panin siia, siis mina panin. She cleaning floor. Homme toon uue tolmu ime siia, või mitte uue, vana, oma väikse pisikese. Selle väikse nunnuka toon siia. Igastahes toon selle. Ma käisin köögitehnikat ja sõssin ka ära. 2500 peaaegu. See ei ole normaalne, sõbrad. See ei ole normaalne. Aga võib-olla ei peaks ostma nagu nii häid asju. Kas see on ka puhas? Täna proovime panna veel need 2 ära. Siis ongi show. Ja saabki pühapäeval sisse. Ainuke probleem on liistud, mida meil ei ole. Kaamerast tundub see sirge. Tere kaamerast tundus, et seinad ka kuradi ilusti värvitud. Hui olid ju. Ma ennem mõtlen. Praegu on...
Seda saab hiljem ka teha. Võib-olla peaks värvima ka. Või mulle peab Maarja uuesti kutsuma. Kuigi ma arvan, ma väikse rulliga suudan päris lihtsalt nüüd üle tõmmata. Aga no mine sa tea, noh, ma ei julge enam. Ma siin ehitan mööblit, esikumööblit. See siin on valmis, ainult see pealmine osa on puudu. Ta ootab seal, sest et mul on vaja akutrelli selle jaoks. Et lasta sisse need kuradi 2 kruvi, et saada sinna külge panna. Selle väiksema kokkupanek oli palju lihtsam. Nüüd ma saan rahulikult kodus magama minna. Sest ma olen rahul oma päevaga. Sõbrad. No, see on juba köögimöödi. See on juba köögimoodi. Homme tuleb köögitehnika veel. Ja siis vast saab selle paika ära ilusti. Mis on väga hea. See on natuke nõme. Et see toru siit niimoodi jääb. Aga noh, vastasel juhul oleks kapp võib-olla liiga kõrge, et praegu on juba see ülemine sahtel siuke, et ma pean kikkevarvukil olema. Ja nagu ma ei ole just kõige lühem mees. Et jah. Sõbrad. Meil on köök. Või noh, peaaegu. Niped-näpped on veel vaja teha. Aga noh, ebareaalselt head tööd teeb see mees. Ja siis täna tegin mina selle siin akrüüli värvisin laevärviga üle. Ta ei ole just kõige ideaalsem praegu. Selles mõttes nagu ta näeb see tükis välja. Ja natukene on vaja siin niped-näped teha, et võib-olla ära lihvida lihtsalt. Ja siis teeb ilus või siis ma mõtlesin korra terve uksepiit üle värvida. Et siin teipida ära ilusti ümbrus ja siis tõmmata terve uksepiit värviga üle, et see on ka variant, mida ma kaalun ja mida ma imesta, kui me ära teeme. No ebareaalne, no. Selles mõttes siit on päris ilusti näha, kui ilus sirge mul see sein on, nagu te näete. Aga noh, unreal. Ainukene probleem, mis on, mida ma võib-olla tahaksin teha, on see, et siia seina mingisugune kate panna ette. Sest et praegu, kui sa vett paned, ma ei taha panna, sest et mul siin pole vist silikoni või midagi alla pandud. Aga kui ma vett lasen, siis ta pritsib veits vastu seina, mis ei ole kõige ideaalsem. Seega sinna tahaks mingisuguse asja ette panna. Aga kõik muuna. Ahi on paigas, pliit paigas. See on ebareal. Ja mis asja mu emps rääkis? Seega nagu, mis probleem mul siin nõusi pesta? Nagu see sein ei sega. Ikkagi tubli poeg olen. LED ei saanud veel tööle, sest et need natuke panid diskot, aga homne mure, homme saadakse tööle. Ainukene probleem, mis meil on see kuramuse külmkapp. Nagu, see on sama suur kui mu köök. Nagu, ta läheb siia nurka. Ilusti, ma tean seda. Ma mõtlen, kui ta pidi ta nüüd panna. Ma ilmselt pean veits mõõtma. Ja meie algne toidulaua idee võib-olla läheb aknast välja ja võib-olla ma hakkame elutoas sööma. Aga see on täis ükskõik. Võib igea teema olla. Ja noh, see toru teema ka. Peaks sinna midagi ümber ehitama, aga no samas on suht pohhui ju. Et jah, täna siis kõik.